Urmo Aava on niivõrd kõva rallimees, et raha tuleb ustest ja akendest, aga paraku pole seda raha veel nii palju, et ükski meeskond hakkaks talle kunagi sõna otses mõttes praegu vähemalt lähitulevikus palka maksma. Selleks ongi vaja toetajaid. Kas see toetajate pikk nimekiri siin auto peal hakkab nüüd selles mõttes täis saama, et on piisavalt sul neid toetajaid? Toetajaid alati võib rohkem olla, et ralli on selline ala, kus me suudame kõik raha ära kulutada ja alati jääb puudu. Et sellest kunagi ei ole liiga palju, aga lihtsalt mingi hetk saab mõistlikkuse piir täis, et kui nüüd liiga palju saab, siis ei paista keegi välja. Me oleme Urmo Aava tegemisi jälginud juba mitu aastat ja Urmo Aava on päris kiiresti tõusnud ralliasjade tippu. Me nagu siiralt usume, et Urmo suudab lähiaastatel võidelda võrdväärselt kõikide WRC tipptegijatega ja me tahame ta teed sellel teel toetada. Rallireisi kindlustada on võrdlemisi keeruline. Loomulikult me aitame Urmot kindlustusalaste vajadustega, kuid me anname oma panusega tema järgmise aasta rallieelarvesse. Kuidas see kindlustus välja hakkab paistma? Kindlustus paistab väga hästi välja, aga loomulikult iga partner tahab alati rohkem välja paista, et see on loomulik. Mis sind hakkab siduma e-kindlustusega? Kas tuleb suur rahavoog või kindlustatakse sul uud ja kondid? Nii üht kui teist, et esmane vajadus loomulikult, et rallit sõita on vaja raha ja e-kindlustus sellega aitab ja loomulikult nemad muretsevad ka selle eest, et nii mina kui Kuldar saaksime rahulikult oma tööd teha ja oma tulemusele keskenduda. Kas oli väga raske nende härrasmeestega kokkuleppele saada? Ütleme niimoodi, et tegelikult isegi võib-olla meie tiimi ajaloos kõige kergem sellest, et tuli kuidagi töö käigus ja iseenesest, et väga ei pidanudki veenma. Sinu järgmise aasta tegemistest on kõik väljaanded võimalikult kirjutanud ja erinevas kontekstis ja kuidas siis on? Istud sa selle uue Suzuki Vertsu rooli? Ma arvan, et see on võib-olla suhteliselt ebatõenäoline, aga mine sa tea, et täna me ei saa rääkida, mis autoga me 2008 aastal sõidame. Täna me peame tööd tegema selle nimel, et meil oleks need vahendid, et me saame sõita ja küll me selle auto siis ära valime. Et see on nagu päris selge, et ilma rahata me 2008 aastal kuskil sõita ei saa ja vaevalt, et meid keegi tasulisele kohale võtab. Seega ainuke mure... Palka maksmata ei hakata? Kindlasti mitte, et ainuke mure on 2007 aastal hästi sõita ja teha nii palju tööd 2008. aastaks, et oleks vahendid olemas. Me oleme eelnevalt toetanud noori motosportlasi, kaasa arvatud Henri Remmat, samuti oleme toetanud Eesti Tenniseliitu, noori squashi-mängijaid ja ma loodan, et lähiaastatel lisandub sinna veel lubavaid sportlasi. Või kahtlemata Urmo toetus on meie jaoks kõige suurem ja arvestatavam. E-kindlustus on saavutanud Eestis väga suure turuosa. Me oleme kõige suurem kindlustusvahendaja ja tahaksime kahtlemata laieneda Eestist väljapoole. Ja esimesed sammud selleks on tehtud Läti-Leedu suunas, kuid tegevus käib ka järgnevate riikidega. Kui Urmo alustas oma karjääri 1997. aastal, e-kindlustus alustas 2001. aastal, et ma siiralt tahaks järgneva 5 aastaga jõuda Urmole järgi ja saada maailma tipptegijaks kindlustusvallas, nagu Urmo on saanud tipptegijaks rallivaldkonnas.